kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Turbulentne geopoliitika. USA ja Venemaa on löönud tänaseks päevaks käed ning sõdivad koos liberaalsele Soros-vassistide ja neomarksistide vastu. Muidugi on ka mõlemal poolel geopoliitilised huvid, mille puhul näiteks rahvusvaheline õigus ei maksa midagi. Kui ma nüüd päris tagasi mõtlen seda aega, kui sai õpitud ja üks selline huvitav distsipliin oli niinimetatud, kutsuti punasteks aineteks ja tegelikult kirjeldasid päris täpselt sellist olukorda, mis tegelikult täna maailmas valitseb ja tõid välja ja oskasid väga hästi lahti mõtestada liberaalse turumajanduse, kapitalismi ja imperialismi olemuse kui sellise. Muidugi elu on edasi läinud ja kindlasti seda teooriat on elu täiendanud. Aga mis selle aastatuhandete jooksul muutunud on? Ei mitte midagi. Mis on muutunud iseenesest, on retoorika. Ja kuidas toimetatakse? No ja mis nüüd siis Donald Trump ütles, me võtame selle asja nii või teisiti ja muide võite kindlad olla, et võtavadki. Ja kui neil kunagi tuleb kokku leppida nendega, kellega praegu kuidagi kokku leppida ei taheta, kas Hiina või Vene või lepitakse nii kui nii. Ja üks mis kindel, vaat Eestist ei ole siin küll mitte midagi. Välja arvatud see, kuidas moodi praegu nende suurte mängijate kohta öeldakse. Ma olen Harriga selles mõttes nõus, et meid ei kuulata, aga need, kes on meid eiranud, ütleme, on need Tsahkna-sugused või teised võimurid, nad on praeguseks veenvalt näidanud oma asjatundmatust. Ühest küljest nad on püüdnud olla kellegi moodi või kellegi meele järele. Aga nüüd nad on juba peaaegu, veidi üle aasta, nad on segaduses, nad ei tea, kellele pugeda. Ma leian, et on täiesti hea, et USA tegutseb nii, nagu ta tegutseb, sest minu hinnangul asi lõpeb niimoodi, et USA tõmbub küll Euroopast välja sõjaliselt, viib oma baasid välja. Aga enne seda lööb siin korra majja tähendab. Kui Eesti puhul peaks nagu riiklus sattuma küsimärgi alla, siis ei sõltu sellest, et keegi siinsetest on mingit halba teinud, vaid meie lääne sõbrad on saanud kokkuleppele Venemaa. Ja minu hinnang on see, et USA tõmbub Euroopast välja ja ta jätab Venemaa teatud mõttes Eestit nagu ülevalt kureerima, kuraatoriks. Mitte, et Venemaa hõivaks Eesti, vaid jätab seda kureerima. Ja kui olete pannud tähele, siis viimastel aastatel samuti Venemaa on olnud üllatavalt tagasihoidlik, vaoshoitud. Siinkohal tahaks aitäh öelda ka Andresele, sest ta puudutas seda valusat teemat, mis oli seotud gröönlastega ja et Taani kuningriik siis nii-öelda, et nemad kastreerisid gröönlasi ja minu meelest see näitab, et Taani see eliit ja kogu see seltskond, nad on palju julmemad, kui meile tegelikult näidatakse. Täna ma saan aru, et me räägime geopoliitikast, aga kui meil endal ei ole enam eestlasi, siis ei ole ka lõpuks seda Eesti maad ja siis see ongi siuke teistele tallata, käia ja lüpsta veel lihtsamad kui täna. Ja siis ma mõtlesin, et aga kui näiteks oleks nii poliitika, et alates 5. lapsest saadakse mingid väga, ma ei tea stiilis, et siis makstakse su pangalaen kinni ja antakse auto ka veel tasuta kasutada. Mis iganes. Ka see ei päästaks, sest tänasel päeval vaadake, millega tegelevad lapsed, see on kadunud põlvkond. Ma olen väga nõus Harriga, mis Harri rääkis, et need punased ained kunagi, need punane poliitökonoomia ja punased värgid, mis on juurde kõik käisid. Me olime omal ajal sunnitud seda veel tambiti ja haamriga pähe, eks ole, aga kõige hullem lugu on see, et praegu need asjad toimivad. See on kõige hullem lugu, et kui sa valdad sotsialismi poliitökonoomiat, siis kapitalismi poliitökonoomia on selle kõrval poisike. Tähendab, et mina vaatan nagu selle Eesti peale niimoodi, et küll Eesti peab olema rikas maa, kui temalt on võimalik iga aasta nii palju varastada ja nii palju praaki teha. Et see peab olema hulluveelselt rikas maa, et tähendab, et siukest asja teha, et vanasti me naersime selle, et küll Venemaa on rikas maa. Saate teisesse osasse olen ma võtnud siis Fookuses saate, see lõi kirgi siin nädalapäevad tagasi pealkirjaga poolt ja vastu, kas Trump mängib 3D malet või laulab süvariigi ära leierdatud laulu. Ja
minu jaoks oli väga märgiline näha, kuidas nii-öelda see saade tõstis välja siis EKRE süvauskuja nii-öelda mugavustsoonist ja sundis nii-öelda nägema ka teist poolt ja seda teist poolt esindas nii hästi, väga hästi Markus Järvi. See, mida me nüüd esimest korda Eestis nägime, siis Markuse ja Martini vastandumise näol oligi see, mida me oleme ka ammu rääkinud ja oodanud tegelikult, sellepärast, et parempoolses leeris on kaks tiiba. Sionism versus siin ei ole mitte Martin ja Markus ei pidanud seda duelli, vaid katoliiklus versus sionism oli see duell. Ja meie nägime siis nende agentide omavahelist duelli esmakordselt Eestis, mis oli, see on väga märgiline sündmus selles mõttes. Just täpselt, täiesti nõustun. Siin tuli ridamisi käsi. Tõnu. Täienduseks, et Trumpi meeskonnas suur hulk ongi katoliiklased.